Kujutage ette, 29. novembril 1946. aastal, varahommikune Tallinn, kus külm udu roomab mööda Kadrioru lossi müüre nagu elusorganism, mis otsib sissepääsu. Koristaja, kelle nimi ei jõudnud kunagi ametlikesse dokumentidesse, avab vannitoa ukse ja näeb seda, mida ta ei peaks kunagi nägema, Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu presiidiumi esimees, formaalne riigipea. Lebab külmal marmorpõrandal vereloigus, rind läbi lastud, käes püstol, mida ta ei oleks pidanud kunagi kätte võtma. Aga see, mis juhtus järgmistel tundidel, oli veelgi šokeerivam. Riikliku julgeoleku ohvitserid saabusid enne kiirabi, nad korraldasid midagi vannitoas, nad rääkisid vaikselt omavahel ja siis kadus kuul, kadus relv ametlikest raportidest, kadus tõde 4 aastakümneks. Järgmisel päeval kirjutas Rahva Hääl, pärast lühikest ja rasket haigust suriti. Südameatakk. Rahulik surm voodis. Aga miks siis oli verd nii palju? Ja miks kadus tema abikaasa Emilie 3 kuud hiljem samal viisil, ainult et tema valis mürgi, mitte kuuli? Kadrioru loss 1940-ndatel oli võimu sümbol, kuid need, kes seal elasid, teadsid teisiti, see oli kuldne puur, kus iga samm oli jälgitud, iga telefonivestlus salvestatud, iga külastaja registreeritud. Johannes Vares, tuntud luuletaja nimega Barbarus, oli sinna kolinud 6 aastat varem kui nukuvalitsuse peaminister, mees, keda Moskva valis Eesti annekteerimise näoks, sest ta oli tuntud vasakpoolne intellektuaal, arst ja poeet, kelle sõnad olid kunagi kõlanud vabaduse nimel. Nüüd olid need samad sõnad muutunud ahelateks. Ta istus lossi kabinetis, allkirjastas dokumente, mida ta ei tohtinud lugeda, kohtas inimesi, keda ta ei tohtinud usaldada, ja iga õhtu, kui ta vaatas peeglist oma peegelpilti, nägi ta meest, kes oli reetnud kõike, millesse ta kunagi uskus. Aga kõige hullem ei olnud süümepiin, kõige hullem oli hirm, mis kasvas iga päevaga, sest ta teadis, et Moskva ei andesta kunagi, eriti neile, kes teadsid liiga palju. Sügisel 1946 algas see, mida hiljem nimetati haritlaste puhastuseks, INKVD, mis oli juba muutunud MEB-ks, kuid mille meetodid jäid samaks, alustas massilisi arreteerimisi Eestis. Professorid, kirjanikud, arstid, endised vabadussõjalased, kõik, kel olid kahtlane minevik, kadusid öösel oma kodudest. Vares sai aru, et tema aeg hakkab otsa saama, kui teda kutsuti esimest korda Moskvasse ülekuulamisele. Seal, Moskva julgeoleku peakorteri külmades kabinettides, talle näidati dokumente, mida ta oli unustanud või lootnud, et need on hävitatud, tema vabadusrist, mille ta oli saanud Eesti vabadussõjas, tema kirjad sõpradele, kus ta oli kirjutanud kahtlusi bolševike meetodite kohta, tema kontaktid inimestega, kes nüüd olid kuulutatud rahvavaenlasteks. Ülekuulajad ei karjunud, nad ei ähvardanud otseselt, nad lihtsalt vaatasid talle otsa ja küsisid vaikselt, kas te mõistate, seltsimees Vares, mida need dokumendid tähendavad? Ja ta mõistis. Ta mõistis täiesti. Kui ta naasis Tallinna pärast järjekordset Moskva visiiti 28. novembril, oli ta murtud mees, tema käed värisesid, ta ei suutnud süüa, ta ei suutnud magada ja tema abikaasa Emilie, kes oli elanud läbi kõik need aastad tema kõrval, nägi tema silmis midagi, mida ta ei olnud kunagi varem näinud, täielikku lootusetust. Vares teadis, et tema arreteerimine on tundide või päevade küsimus, ta teadis, et Pagari tänaval, kus asus Eesti INKVD peakorter, ootasid teda piinamiskambrid, kus arstina teadis ta täpselt, mida inimkeha suudab taluda enne, kui see lõplikult murdub. Ja ta tegi otsuse. Arst, kes oli päästnud sadu elusid vabadussõjas, kes oli kirjutanud luuletusi elu ilust, võttis kätte 7,65 mm kaliibriga püstoli, mõned allikad väidavad, et see oli Walther ja läks vannituppa, kus marmorpõrand oli külm nagu hauakivi. Aga kas ta tõesti tappis end? Või oli keegi teine seal temaga? Seda küsimust on küsitud 70 aasta jooksul tuhandeid kordi, sest ametlikud dokumendid, mis avaldati alles pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, on täis vastuolusid. Kellaaeg, mil ta leiti, varieerub allikates mitmete tundide võrra. Relvatüüp on erinevates raportides erinev ja kõige kummalisem, esimesed, kes saabusid sündmuskohale, ei olnud arstid ega kiirabi, vaid riikliku julgeoleku ohvitserid, kelle seas oli ka minister Boris Kumm ise, mees, kes oli isiklikult vastutav Varesed töötlemise eest. Miks oli julgeolekuminister seal nii kiiresti? Kas teda hoiatati ette? Või oli ta juba lossis, oodates, kuni Vares teeb seda, mida temalt oodati?
Hüvasti jätukiri, mille Vares jättis, oli adresseeritud Nikolai Karotammele, Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee esimesele sekretärile, mehele, kes oli tegelik võim Eestis, samal ajal kui Vares oli vaid dekoratiivne figuur. Kirjas, mis leiti hiljem partei arhiividest ja mida hoiti saladuses aastakümneid, Vares ei kirjutanud kangelaslikke sõnu ega süüdistanud kedagi, ta lihtsalt kurtis, et ta ei suuda enam taluda seda umbusalduse õhkkonda, et teda süüdistatakse asjades, mida ta ei ole teinud, et ta on väsinud. See oli murtud mehe kiri, mitte revolutsionääri testament. Aga kas ta kirjutas selle vabatahtlikult? Või seisis keegi tema selja taga, dikteerides iga sõna, ähvardades, et kui ta ei kirjuta, siis tema abikaasa Emilie saab sama kohtlemise. Vandenõuteoreetikud on aastakümneid väitnud, et Inkõht võltsis kirja, kasutades Varese käekirja näidiseid, kuid graafilised eksperdid, kes on kirja hiljem uurinud, väidavad, et käekiri on autentne, kuigi värisev, nagu oleks kirjutaja käsi värisenud hirmust või meeleheitest. 30. novembril, vaid päev pärast surma, ilmus Rahva Hääles nekroloog, mis oli meisterlik valetamise näide. Pärast lühikest ja rasket haigust suri riigipea, kes olid pühendanud oma elu töötava rahva teenimisele. Mitte sõnagi kuulist, mitte sõnagi verest, mitte sõnagi tõest. Arstidele, kes vormistasid surmatunnistust, anti käsk kirjutada põhjuseks äge südamepuudulikkus ja need, kes julgesid küsida küsimusi, said selgeks tehtud, et küsimused võivad viia nende endi surmani. Kadrioru lossi koristajad, valvurid, teenijad, kõik, kes nägid seda hommikut, kadusid järgnevatel nädalatel, mõned saadeti Siberisse, mõned lihtsalt kadusid ja nende saatus on tänaseni teadmata. Nõukogude võim ei jätnud ühtegi tunnistajat, kes oleks võinud rääkida tõtt. Aga miks? Miks oli nii oluline varjata Varese surma tegelikke asjaolusid? Kui see oli enesetapp, siis miks mitte lihtsalt tunnistada, et mees ei suutnud taluda survet ja tappis end, see oleks isegi sobinud Nõukogude propagandasse, kui nõrga kodanliku intellektuaalid lõpp. Vastus peitub selles, mida Vares teadis ja keda ta võis kaasa tõmmata, kui teda oleks avalikult kohtu alla antud. Ta oli olnud nukuvalitsuse peaminister annekteerimise ajal, ta teadis kõiki salajasi kokkuleppeid Moskva ja kohalike kollaborantide vahel, ta teadis, kes reetis keda, kes allkirjastas milliseid dokumente, kes andis käske vahistada tuhandeid eestlasi. Kui Vares oleks hakanud rääkima avalikul kohtuprotsessil, isegi kui see oleks olnud lavastatud show-protsess, oleks ta võinud paljastada niisuguseid detaile, mis oleksid asetanud ebamugavasse olukorda isegi Moskva kõrgemaid ametnikke. Seega oli lihtsam lasta tal surra vaikselt, haiguse tagajärjel ja matta tõde koos temaga. Emilie Vares, kes jäi ellu pärast oma mehe surma, elas 3 kuud piinas, teda tõsteti Kadrioru lossist välja, talle määrati väike korter, kus ta elas sisuliselt koduarestis, jälgituna iga hetk. Ta teadis, et Inkõht tuleb ka tema järele, sest ta oli kuulnud liiga palju, näinud liiga palju. 3. märtsil 1947 ta võttis mürki. Mõned ütlevad, et see oli tsüaniid, mida ta hankis läbi oma mehe endiste arstist kolleegide, teised väidavad, et Inkõht andis talle valiku, kas mürk või arreteerimine. Tema surm oli veel üks tõend sellest, et Vareste perekond oli mõistetud hävingule, mitte ainult Johannes, vaid kõik, kes kandsid seda nime. Aga kes oli see mees, kes lebas Kadrioru lossi vannitoa põrandal sel külmal novembri hommikul? Johannes Vares, sündinud 1890 aastas, oli olnud idealistlik noormees, kes uskus, et meditsiin ja luule võivad muuta maailma paremaks. Ta võitles Eesti vabadussõjas arstina, päästes haavatud sõdureid, ja sai selle eest Vabadusristi, kõrgeima autasu, mida noor Eesti Vabariik võis anda. Pärast sõda ta rajas arstipraktika, kirjutas luuletusi, mida avaldati prestiižsetes ajakirjades, ja nautis elu, mida pakkus sõltumatu Eesti. Aga ta oli ka vasakpoolne, ta uskus sotsiaalse õigluse ideaalidesse ja kui Nõukogude Liit okupeeris Eesti 21. juunil 1940, siis Andrei Ždanov, Moskva emissaar, valis just tema nukuvalitsuse peaministriks, sest Vares oli tuntud, respekteeritud ja tema nimi andis annekteerimisele legitiimsuse maski. Vares uskus alguses või tahtis uskuda, et ta saab aidata Eestit, et ta saab olla vahendajaks Moskva ja Eesti rahva vahel, et ta saab kaitsta oma rahvast kõige hullemast. Aga ta mõistis peagi, et ta on vaid nukk, kelle niite tõmbavad teised ja et iga kord, kui ta püüab midagi head teha, lükatakse ta tagasi, ähvardatakse, meenutades talle, et tema minevik, Vabadusrist, kontaktid kodanlike natsionalistidega, võib igal hetkel muutuda süüdistuseks.
Ta elas 6 aastat selles õudusunenäos, kus ta pidi avalikult naeratama, pidama kõnesid, kiitma Stalinit, samal ajal kui ta teadis, et iga öö võib olla tema viimane. Ja lõpuks, kui Inkvod otsustas, et ta on muutunud ebamugavaks, et ta teab liiga palju, et ta on kahtlase minevikuga element, siis talle anti valik, mis ei olnud tegelikult valik üldse. Kas me peaksime tundma kaasa Johannes Varesele? See on küsimus, mis jääb igaühe südametunnistusele. Ta reetis oma riigi, ta allkirjastas dokumente, mis viisid tuhandete eestlaste deporteerimiseni ja surmani, ta oli osa masinast, mis hävitas Eesti Vabariigi. Aga samal ajal oli ta ka ohver, mees, kes sattus ajaloo rataste vahele, kes uskus ideaalidesse, mis osutusid valedeks ja kes maksis lõpuks kõrgema hinna. Tema surm Kadrioru lossi vannitoas oli sümboolne, mees, kes pidi olema võimukehastus, lebas külmal põrandal, üksi, hüljatud, reedetud nende poolt, keda ta oli teeninud. Ja tõde tema surma kohta maeti koos temaga, varjatud 40 aastaks, kuni Nõukogude Liit ise varises kokku ja arhiivid avanesid, paljastades lõpuks seda, mida paljud olid kahtlustanud kogu aeg. Aga isegi täna, kui me loeme neid dokumente, mis on säilinud, jääb küsimus, kas me teame tõesti, mis juhtus? Kas Johannes Vares tõesti tappis end või oli keegi teine seal temaga, hoides relva, sundides teda kirjutama hüvasti jätukirja ja siis vajutades päästikule? Kas Boris Kumm, riikliku julgeolekuminister, kes saabus nii kiiresti sündmuskohale, teadis ette, mis juhtuma hakkab? Kas Moskva andis otsese käsu või oli see kohaliku Inkvodi initsiatiiv, et näidata oma lojaalsust ja efektiivsust rahvavaenlaste likvideerimisel? Need küsimused jäävad ilma lõpliku vastuseta, sest peamised tunnistajad on surnud, dokumendid on osaliselt hävitatud või endiselt salastatud ja tõde on mattunud ajakihtide alla. Aga oli üks detail, mida ametlikud raportid ei maininud kunagi, detail, mis ilmnes alles aastakümneid hiljem, kui endine Kadrioru lossi teenija, kes oli põgenenud Rootsi ja elanud seal vaikuses 50 aastat, otsustas lõpuks rääkida. See naine, kelle nimi oli Helmi, töötas lossis koristajana ja oli seal ka sel saatuslikul hommikul 29. novembril. Tema tunnistus, mille ta andis Stockholmi Eesti kogukonna ajaloolasele 1996 aastas, vaid mõned kuud enne oma surma, oli rabav oma detailsuses. Ta rääkis, et oli näinud eelmisel õhtul, 28. novembri hilisõhtul, kui ta oli veel lossis koristamas, kuidas Johannes Vares istus oma kabinetis ja rääkis kellegagi, keda ta ei tundnud ära. See mees oli riides, mis ei olnud tavalised, tumesinine ülikond, millel ei olnud ühtegi märki või nööpi, mis viitaks sõjaväele või parteile. Nad rääkisid vaikselt, aga Helmi, kes pühkis koridoris põrandaid, kuulis läbi pooleldi avatud ukse fraase, mis külmutasid ta vere. Te mõistate, et teil ei ole valikut, ütles võõras mees. Teie perekond, teie abikaasa, on juba nimekirjas. Ja siis Varese hääl, murdunud, peaaegu sosistav, kui kaua mul on aega? Vastus oli külm nagu jää, kuni homme hommikul. Helmi põgenes Rootsi 2 nädalat pärast Varese surma, sest ta mõistis, et tunnistajad ei ela kaua Nõukogude Eestis. Ta rääkis, kuidas järgmisel hommikul, kui ta saabus tööle varakult, umbes kell 7, oli lossi õhkkond teistsugune, valvurid, kes tavaliselt tervitasid teda, vaatasid mööda, nende nägudel oli väljendus, mida ta kirjeldas kui hirmu ja teadmist. Ta läks ülespoole, lossi privaatsesse tiiba, kus asus Varese eluase, ja nägi, et vannitoa uks oli kinni, aga sealt kostis hääli, mitte Varese hääl, vaid meeste hääled, kes rääkisid vene keeles kiiresti ja käsutavalt. Ta ei julgenud lähemale minna. Alles kell 11, kui ametlik avastamine toimus, kutsuti ta ja teised teenijad kokku ning neile öeldi, et riigipea on surnud südamerabanduse tagajärjel. Aga Helmi nägi, kui julgeolekuohvitserid kandsid välja kotti, mis oli selgelt raske ja milles oli midagi metallist, ta kuulis kõlinat. Mis oli selles kotis? Relv. Tõendid. Midagi, mida ei tohtinud kunagi leida. See tunnistus, kui see on tõene, muudab kogu narratiivi. See tähendab, et Vares ei olnud üksi sel viimasel ööl, et keegi külastas teda, et talle anti ultimaatum ja et tema surm ei olnud spontaanne meeleheite tegu, vaid hoolikalt lavastatud stsenaarium, kus talle jäeti ainult üks väljapääs, teha see ise või lasta teistel seda teha ja kaasa tõmmata oma perekond. Aga kes oli see võõras mees tumesinises ülikonnas? Helmi ei osanud öelda, sest ta ei näinud tema nägu selgelt, aga ta kirjeldas, et mehel oli aktsent, mis ei olnud kohalik, see oli Moskva aktsent, haridatud, külm, harjunud käskima. Kas see oli keegi Berja aparaadist?
või kohalik NKVD operatiivtöötaja, kes täitis Moskva korraldust. Me ei tea ja tõenäoliselt ei saa me kunagi teada, sest kõik, kes võisid teada, on kas surnud või vaikivad endiselt. Aga miks Vares? Miks just tema, kui oli kümneid teisi kollaborante, kes olid teinud sama või isegi hullemaid asju? Vastus peitub selles, mida ta esindas, ta oli sümbol, nägu, mida kasutati Eesti annekteerimise legitimeerimiseks. Kui Nõukogude võim enam ei vajanud seda nägu, kui see nägu muutus ebamugavaks, siis see tuli eemaldada. Aga oli ka teine põhjus, mida ajaloolased on hakanud alles hiljuti mõistma, Vares oli hakanud rääkima. Mitte avalikult, mitte otseselt, aga tema lähikond, need vähesed, keda ta veel uskus, rääkisid hiljem, et ta oli muutunud kriitiliseks, et ta oli hakanud küsimusi esitama, et ta oli väljendanud kahtlust Moskva poliitika suhtes Eestis. Ühes vestluses oma vana sõbra, arsti Juhan Vilmsiga, kes hiljem samuti arreteeriti ja suri Siberis, Vares olevat öelnud, me oleme ehitanud põrgu ja nimetanud seda paradiisiks. See lause, mis jõudis NKVD kõrvadesse läbi koputaja, ja koputajaid oli igal pool, isegi lähimate sõprade seas, oli tema surmaotsus. Emilie Vares, kes elas läbi need 3 kohutavat kuud pärast oma mehe surma, rääkis enne oma surma ühele naabrile, kes hiljem põgenes Soome, et Johannes oli öelnud talle 2 päeva enne surma, kui minuga midagi juhtub, ära usu, et see oli õnnetus. Ja ära püüa tõde otsida, sest tõde tapab sind. Emilie ei kuulanud. Ta püüdis saada vastuseid, ta läks Nikolai Karotamme juurde, ta nõudis näha oma mehe viimast kirja, ta küsis, miks teda ei lastud oma mehe matusele, miks kirst oli suletud, miks ei tohtinud keegi näha tema nägu. Karotam, kes oli ise lõksus, ta teadis tõde, aga ta ei saanud seda öelda, üritas teda rahustada, lubas, et kõik selgub, aga Emilie nägi tema silmis sama hirmu, mida ta oli näinud oma mehe silmis. Ja siis, 3. märtsil 1947. aastal, ta ei oodanud enam, kuni tulevad tema järele. Ta võttis mürgi, mille ta oli varjunud oma mehe ravimite seas, ja jättis maha lühikese märkuse, mis kadus samuti NKVD arhiividesse. Ma ei taha elada maailmas, kus tõde on kuritegu. Aga mis oli see tõde, mida Emilie otsis? Mis oli see, mida Johannes Vares teadis, ja mida ta ei tohtinud kunagi rääkida? Üks võimalus, mida ajaloolased on uurinud, on seotud Eesti annekteerimise salajaste protokollidega. Vares oli olnud nukuvalitsuse peaminister, ta oli allkirjastanud dokumendid, mis palusid Nõukogude Liitu Eestit vastu võtma, aga need dokumendid olid lavastatud, kirjutatud Moskvas ja Vares teadis seda. Ta teadis täpselt, kes oli kohal, kui need dokumendid koostati, kes dikteeris teksti, kes ähvardas neid, kes keeldusid allkirjastamast. Kui see informatsioon oleks tulnud avalikuks, isegi Nõukogude kontrolli all olevas meedias, oleks see olnud piinlik Moskvale, sest see oleks näidanud, et kogu vabatahtlik liitumine oli farss. Ja Vares, kes oli muutunud üha ebastabiilsemaks, üha meeleheitlikumaks, võis olla oht, et ta räägib. Teine võimalus on seotud kullavarude ja Eesti Panga varadega, mis kadusid pärast okupatsiooni. Vares oli peaministrina teadlik, kuhu need varad viidi, kes neid transportis ja kes sai kasu nende ümberjaotamisest. Mõned neist varadest ei jõudnud kunagi Moskvasse, need kadusid teel ja on tõendeid, et mõned kõrgemad Nõukogude ametnikud rikastusid isiklikult. Kui Vares oleks hakanud rääkima sellest, oleks see võinud kaasa tuua puhastusi isegi Moskva kõrgemates ringkondades. Seega oli lihtsam teda vaigistada igaveseks. Kolmas ja kõige tõenäolisem versioon on lihtsam, Vares oli muutunud sümboolseks probleemiks. Ta oli liiga tuntud, et teda lihtsalt arreteerida ja saata Siberisse nagu tuhandeid teisi, tema arreteerimine oleks tekitanud küsimusi, isegi Nõukogude kontrolli all olevas ühiskonnas. Aga ta oli ka liiga ebamugav, et teda edasi võimul hoida. Seega oli enesetapp see ideaalne lahendus, see eemaldas ta, aga ei tekitanud skandaali ja see saatis sõnumi kõigile teistele, kes võisid mõelda rääkimisele. Vaadake, mis juhtub nendega, kes ei ole piisavalt lojaalsed. Boris Kumm, riikliku julgeolekuminister, kes oli Varese juhtumi eest vastutav, elas edasi ja jätkas oma karjääri, tõustes veelgi kõrgemale Nõukogude hierarhias. Ta ei rääkinud kunagi avalikult Varese surmast, aga need, kes töötasid tema all, rääkisid hiljem, et ta mainis seda juhtumit, kuid õppetundi selles, kuidas käsitleda ebausaldusväärset elementit, ilma et see muutuks avalikuks skandaaliks. Kumm suri 1958. aastas oma voodis rahulikult, ilma et ta oleks kunagi vastutanud oma tegude eest. Tema arhiivid, kui need üldse eksisteerivad, on endiselt salastatud või hävitatud.
Nikolai Karotam, kellele Vares adresseeris oma viimase kirja, elas samuti edasi, aga need, kes teda tundsid, ütlesid, et ta ei olnud kunagi enam sama pärast Varese surma. Ta püüdis teatud määral kaitsta Eesti haritlasi, aeglustada repressioone, aga ta oli võimetu Moskva ees. Ta teadis, et Vares oli ohver, aga ta ei saanud seda öelda, sest see oleks tähendanud tema enda lõppu. Karotam suri 1969. aastas ja tema päevikud, kui ta neid pidas, ei ole kunagi avaldatud. Aga kõige kurvem osa selles loos ei ole isegi Johannes Varese surm, see on see, kuidas tema mälu moonutati. Nõukogude ajal oli ta kangelane, kes pühendas oma elu töötava rahva teenimisele. Pärast Eesti taasiseseisvumist sai temast kreetja, kes müüs oma riigi. Mõlemad narratiivid on lihtsustused, mis ignoreerivad keerukat tõde. Vares oli mees, kes tegi kohutavaid valikuid, aga kes maksis nende eest kohutava hinna. Ta ei olnud kangelane, aga ta ei olnud ka lihtsalt koletis. Ta oli inimene, kes sattus ajaloo keerisesse, kes uskus valedesse lubadustesse ja kes lõpuks mõistis oma viga siis, kui oli juba liiga hilja. Kas me saame kunagi teada täielikku tõde selle kohta, mis juhtus Kadrioru lossi vannitoas 29. novembril hommikul 1946. aastal? Tõenäoliselt mitte. Liiga palju aega on möödunud, liiga paljud tunnistajad on surnud, liiga paljud dokumendid on hävitatud. Aga see, mida me teame, on piisav, et mõista, Johannes Varese surm ei olnud lihtsalt ühe mehe traagiline lõpp, see oli sümboolne hetk, mis näitas, kuidas totalitaarne režiim hävitab neid, keda ta enam ei vaja, isegi kui need inimesed olid kunagi tema kõige usaldusväärsemad teenrid. Ja see on õppetund, mida me ei tohi kunagi unustada. Aga jääb veel üks küsimus, mis kummitab neid, kes on seda lugu uurinud, kas Johannes Vares teadis, et ta sureb? Kas ta mõistis, kui ta läks sel hommikul vannituppa, et ta ei tule sealt enam kunagi välja? Või lootis ta veel, et on mingi väljapääs, mingi viis pääseda? Helmi tunnistus viitab, et talle öeldi eelmisel õhtul, et tal on aega kuni homme hommikul, see tähendab, et ta teadis. Ta veetis oma viimase öö teades, et päikesetõus toob kaasa tema lõpu. Mida ta tundis? Hirmu. Kergendust. Viha. Me ei tea, sest ta ei jätnud maha päevikut, ei salvestanud oma mõtteid. Kõik, mis meil on see külm fakt, hommikul oli ta surnud ja tõde suri koos temaga. Aga oli üks dokument, mida keegi ei pidanud kunagi leidma, dokument, mis lebas Eesti NSV Riikliku Julgeolekuministeeriumi arhiivi kõige sügavamas keldris, märgistatud koodiga toimik 37205, ja mis avastati alles 1991. aastal, kui endine arhivaar, kes oli töötanud seal 30 aastat, otsustas enne pensionile jäämist teha seda, mida ta ei olnud kunagi julgenud. Ta kopeeris selle toimiku ja andis selle üle Eesti ajalooarhiivile. See toimik sisaldas meditsiinilisi aruandeid, mida Johannes Varese isiklik arst oli koostanud alates 1943. aastast kuni tema surmani, ja need aruanded paljastasid midagi, mida ametlik propaganda oli hoolikalt varjanud. Vares ei olnud terve mees juba aastaid enne oma surma. Ta kannatas kroonilise kõrgvererõhu, südame rütmihäirete ja kõige šokeerivam progresseeruva depressiooni all, mida raviti barbituraatide ja muude rahustite kombinatsiooniga, mis olid nii tugevad, et tänapäeval oleks nende väljakirjutamine peaaegu võimatu. Arst, kelle nimi oli doktor Eduard Kask, kirjutas oma viimases aruandes, dateeritud 27. november 1946, 2 päeva enne Varese surma, et patsient on kriitilises seisundis, psühholoogiliselt ebastabiilne, väljendab enesetapumõtteid, vajab kohest hospitaliseerimist. Aga hospitaliseerimist ei toimunud kunagi. Miks? Vastus sellele küsimusele peitub teises dokumendis samas toimikus, käskiri, allkirjastatud Boris Kummi poolt isiklikult, dateeritud 28. november, vaid 1 päev pärast arsti aruannet. Käskiri oli lühike, vaid 3 lauset vene keeles. Seoses seltsimees Varese tervisliku seisundiga on tema hospitaliseerimine edasi lükatud. Meditsiiniline järelevalve jätkub tema elukohas. Kõik meditsiinilised dokumendid tuleb edastada otse minu kantseleisse. See tähendas, et Kumm teadis täpselt, millises seisundis Vares oli, ta teadis, et mees oli enesetapu äärel ja ta otsustas mitte sekkuda. Rohkem kui see, ta otsustas kontrollida kõiki meditsiinilisi dokumente, et mitte keegi teine ei saaks teada, kui haige Vares tegelikult oli. Kas see oli tahtlik? Kas Kumm ootas, et Vares teeb seda, mida ta lõpuks tegi?
Või oli see lihtsalt ükskõiksus, külm kalkulatsioon, et kui Vares sureb loomulikul viisil, siis see lahendab probleemi ilma, et oleks vaja otsest sekkumist. Doktor Eduard Kask, kes oli olnud Varese arst üle 10 aasta, kes oli tundnud teda veel Eesti Vabariigi aegadest, kui nad mõlemad töötasid Tallinna haiglates, ei rääkinud kunagi avalikult sellest, mida ta nägi Varese viimaste kuude jooksul. Aga tema tütar, kes elas Kanadas ja keda intervjueeriti 1999. aastas, meenutas, kuidas tema isa tuli koju pärast Varese surma ja istus köögis, peaga käte vahel, ja ütles ainult ühe lause. Nad tapsid ta sama kindlalt, nagu oleks nad vajutanud päästikule ise. Kui tütar küsis, mida ta mõtleb, vaatas isa talle otsa ja ütles, ära kunagi küsi seda uuesti. Eduard Kask arreteeriti 1948. aastas Nõukogude vastase propaganda eest ja saadeti komisse, kus ta ei naasnud kunagi. Tema meditsiinilised märkmed Varese kohta oleksid pidanud kaduma koos temaga, aga keegi, võib-olla arhivaar, kes tundis südametunnistuse piinu, või keegi, kes tahtis, et tõde kunagi päevavalgele tuleks, peitis need toimikusse, mis unustatigi keldrinurka 50 aasta jooksul. Need meditsiinilised dokumendid paljastavad veel midagi kohutavat. Varese füüsiline seisund oli halvenenud dramaatiliselt just pärast tema esimest Moskva visiiti sügisel 1946. Enne seda, kuigi ta oli stressis ja kannatas kõrgvererõhu all, oli ta suhteliselt stabiilne. Aga pärast seda visiiti, kui ta naasis Tallinna, kirjutas doktor Kask, patsient on kaotnud 8 kilogrammi 2 nädala jooksul, ei suuda süüa, kannatab unetuse all, käed värisevad pidevalt, silmad on süvenenud, näonahk on omandanud hallika varjundi. Küsisin, mis Moskvas juhtus. Ta vaatas mulle otsa ja ütles, nad näitasid mulle minu hauda. Mis see tähendas? Kas talle näidati konkreetselt kohta, kuhu ta maetakse? Või oli see metafoor, et talle näidati dokumente, tõendeid, mis tähendavad tema lõppu? Doktor Kask ei osanud seda tõlgendada, aga ta mõistis, et tema patsient oli näinud midagi, mis murdis ta lõplikult. Varese füüsiline kadu oli nähtav ka neile, kes nägid teda avalikult. Üks endine ülemnõukogu liige, kes põgenes Rootsi 1949. aastas, meenutas hiljem, kui ma nägin Varesit oktoobris 1946, ei tundnud ma teda ära. Mees, kes oli olnud tugev, energiline, kelle hääl oli kõlanud kindlalt, oli muutunud varjuks. Ta kõndis nagu vana mees, kuigi ta oli alles 56-aastane. Tema käed värisesid nii palju, et ta ei suutnud hoida paberit ilma, et see ei väriseks. Ja tema silmad olid surnud silmad, mis olid juba näinud oma lõppu. See kirjeldus kordub paljudes tunnistustes, inimesed, kes nägid Varesit tema viimaste kuude jooksul, räägivad kõik samast asjast, ta oli elusalt surnud, ta oli kõndinud laip, kes ootas ainult füüsilist lõppu, mis vastas tema vaimsele surmale. Aga miks ei sekkunud keegi? Miks ei püüdnud keegi teda päästa, aidata, pakkuda tuge? Vastus on lihtne ja kohutav, kõik, kes olid tema lähedal, teadsid, et teda aidata tähendaks ennast ohtu seada. Nõukogude Eestis 1940-ndatel ei olnud sõprust, ei olnud lojaalsust, oli ainult ellujäämine. Ja ellujäämine tähendas, et sa ei küsi küsimusi, sa ei näita kaastunnet, sa ei püüa aidata kedagi, kes on juba märgistatud. Vares oli märgistatud ja kõik teadsid seda. Isegi need, kes olid kunagi olnud tema sõbrad, hoidusid temast eemale, kartes, et tema nakkus, kahtlus, mida Ankvat oli tema ümber loonud, võib levida ka nendele. Oli ainult üks inimene, kes jäi Varese kõrvale lõpuni, tema abikaasa Emilie. Aga isegi tema ei suutnud teda päästa, sest kuidas saad päästa kedagi, kes on juba otsustanud, et surm on ainus väljapääs. Emilie tunnistus, mille ta andis ühele naabrile vahetult enne oma surma, on südantlõhestav, Johannes ei maganud enam. Ta istus öösiti kabinetis, vahtis aknast välja, oodates. Ma küsisin, mida ta ootab. Ta ütles, ma ootan, millal nad tulevad. Ma ütlesin, et võib-olla nad ei tule. Ta naeratas, see oli kõige kurvem naeratus, mida ma olen kunagi näinud, ja ütles, nad tulevad alati. Küsimus on ainult, millal. See oli Varese viimaste päevade reaalsus, ta elas pidevalt ootuses, et iga koputus uksele, iga telefonihelina, iga võõra auto ilmumine lossi ette tähendab tema lõppu. Aga siis, 28. november, juhtus midagi, mis muutis ootuse kindluseks. Vares naasis Moskvast või mõne allika järgi kohalikust Inkot peakorterist Pagari tänavalt, kus ta oli olnud järjekordsel vestlusel. Ta tuli koju hilisõhtul, tema nägu oli valge nagu kriit ja ta ütles Emiliele ainult, see on läbi.
Nad andsid mulle kuni homme. Emilie küsis, mida see tähendab. Vares ei vastanud. Ta läks oma kabinetti, sulges ukse ja Emilie kuulis, kuidas ta kirjutab, paber kraabib, pikk, aeglane, nagu oleks iga sõna füüsiline piin. See oli hüvastijätukiri Nikolai Karotammele, kiri, mis ei olnud süüdistus ega tunnistus, vaid lihtsalt väsinud mehe viimane appikarje süsteemile, mis oli ta juba hüljanud. Aga mis oli see, mida talle öeldi sel viimasel vestlusel? Toimik 37210 sisaldab veel ühte dokumenti, protokolli, mis on dateeritud 28. november, allkirjastatud Inkovat ülekuulaja poolt, kelle nimi on loetamatu, aga kelle auaste on selge, major. Protokoll on kuiv, bürokraatlik, aga selle sisu on hävitav. Küsitletav Vares J. tunnistas, et ta oli teadlik Eesti Vabariigi valitsuse plaanidest evakueerida kullavaru enne Nõukogude vägede saabumist. Küsitletav ei suutnud selgitada, miks ta ei informeerinud sellest Nõukogude võime. Küsitletavale tehti selgeks, et see kujutab endast reetmist ja on karistatav seaduse kogu rangusega. Küsitletav palus aega, et koostada kirjalik tunnistus. Taotlus rahuldati. Tähtaeg 29. november kell 12. See oli lõks, talle anti võimalus kirjutada tunnistus, mis oleks tähendanud tema enda ja paljude teiste süüdimõistmist, aga tegelikult oli see lihtsalt viis anda talle valik. Kas kirjutad tunnistuse ja elad piinades ülejäänud oma lühikese elu kulagis või teed seda, mida me mõlemad teame, et sa teed? Vares valis. Ta ei kirjutanud tunnistust Inkvdele. Ta kirjutas hüvastijätukirja Karotammele. Ja siis hommikul 29. novembril ta läks vannituppa, võttis kätte püstoli, kust ta selle sai, on endiselt ebaselge, mõned väidavad, et see oli tema enda relv veel vabadussõja aegadest, teised, et Inkvad andis talle sellet lahkelt ja lasi endale südamesse. Arst, kes teadis täpselt, kuhu tulistada. Üks lask. Silmapilkne surm. Aga kas see oli tõesti tema enda käsi, mis vajutas päästikule? Või seisis keegi seal temaga, jälgides, et ta teeb seda, mida temalt oodati? Helmi tunnistus, mille ta andis Stockholmis, lisab veel ühe detaili. Ta ütles, et kui ta nägi hommikul julgeolekuohvitsere lossis, kandis üks neist kotis midagi, mis oli selgelt relv, aga mitte lihtsalt relv, vaid kaks relva. Ma nägin läbi koti kanga kontuurid, ütles Helmi. Seal oli kaks püstolit. Üks oli see, millega, ja teine oli puhas. Miks neil oli vaja kahte relva? See küsimus on kummitanud uurijaid aastakümneid. Kas üks relv oli Varese oma, millega ta end tulistas, ja teine oli varuvariant, juhuks kui ta ei suuda seda teha? Või oli üks relv see, millega teda tegelikult tapeti, ja teine oli see, mis pandi tema kätte, et lavastada enesetapp? Me ei saa kunagi teada kindlalt. Aga see, mida me teame, on see, pärast Varese surma kadus tema isiklik arhiiv, kõik tema kirjad, päevikud, dokumendid, mis olid tema kabinetis, ühe ööga. Kadrioru lossi teenijad rääkisid, et samal päeval, kui tema surm avastati, saabusid Inkvad ohvitserid koos kastidega ja kandsid välja kõik, mis oli tema kabinetis. Kuhu need dokumendid läksid? Mõned neist võivad olla endiselt Moskva arhiivides, salastatud igaveseks. Teised põletati tõenäoliselt kohe. Aga mõned, väga vähesed, leiti hiljem juhuslikult peidetuna kohtadesse, kuhu Inkvad ei osanud otsida. Üks selline leid tehti 1993. aastas, kui Kadrioru lossi renoveerimise käigus leiti seina vahelt, peidetuna isolatsiooni sisse, ümbrik, mis sisaldas 3 lehekülge käsitsi kirjutatud teksti. Tekst oli Varese käekirjaga, seda kinnitasid graafilised eksperdid ja see oli dateeritud oktoober 1946, vaid kuu aega enne tema surma. See ei olnud ametlik dokument, see oli isiklik märge, peaaegu nagu päeviku lehekülg, ja see algas sõnadega, kui keegi kunagi seda loeb, siis teadke, ma ei ole kangelane ega märter. Ma olen lihtsalt rumal mees, kes uskus valedesse lubadustesse ja kes nüüd maksab hinda, mis on kõrgem, kui ma suutsin kunagi ette kujutada. Edasi ta kirjutas oma kahetsusest, oma hirmust, oma mõistmisest, et ta on lõksus, millest ei ole väljapääsu. Aga kõige šokeerivam oli viimane lõik. Nad ütlesid mulle, et kui ma ei tee seda, mida nad tahavad, siis Emilie. Ja ma ei suuda seda taluda. Seega ma teen seda, mida nad tahavad. Aga ma tahan, et keegi teaks, see ei ole minu valik. See on nende valik. Nad on tapjad, mitte mina. See dokument, kui see on autentne ja kõik ekspertiisid kinnitavad, et see on, muudab kogu narratiivi.
See tähendab, et Vares mõistis täielikult, et tema surm on lavastatud, et teda sunnitakse sellesse ja et ta tegi seda mitte sellepärast, et ta tahtis surra, vaid sellepärast, et ta tahtis kaitsta oma abikaasat. Aga see ei päästnud Emilyt. 3 kuud hiljem oli ka tema surnud. Seega oli Varese ohver mõttetu, ta suri, lootes päästa kedagi, keda ei saanud päästa, sest süsteem, mis teda hävitas, ei jätnud kunagi kedagi ellu, kes teadis liiga palju. Aga kes oli see, kes kõige sellest kasu sai? Kes oli see, kes tõusis pärast Varese surma, kes sai tema positsiooni, tema mõju, tema võimu, kui seda saab võimuks nimetada? Vastus on üllatavalt lihtne ja samas šokeeriv, mitte keegi. Varese positsioon, Ülemnõukogu presiidiumi esimees, jäi tühjaks 6 kuud. Alles mais 1947 määrati uus esimees, mees nimega Eduard Päll, kes oli täiesti tundmatu, bürokraat ilma poliitilise kaaluta, nukk, kes oli veelgi kontrollatavam kui Vares. See tähendab, et Varese eemaldamine ei olnud seotud sellega, et keegi teine tahtis tema kohta, see oli seotud sellega, et tema olemasolu ise oli muutunud probleemiks. Aga oli üks inimene, kes sai kasu mitte otseselt Varese positsioonist, vaid tema kadumisest. Boris Kumm, riikliku julgeolekuminister, kes oli vastutav Varese juhtumi eest, sai pärast seda edutuse Moskvas. Teda kiideti valvsuse eest, otsustavuse eest ehk kahtlaste elementide käsitlemisel. Ta sai medaleid, ta sai kõrgemaid auastmeid ja ta jäi võimule veel 12 aastat, kuni Stalini surm ja Hruštšovi sulaaeg muutsid poliitilist maastikku. Aga isegi siis ei vastutanud ta kunagi. Ta suri oma voodis, rahulikult, ümbritsetuna perekonnast, ilma et ta oleks kunagi pidanud vastama küsimustele selle kohta, mitu inimest ta hävitas, mitu elu ta lõpetas. Kas see on õiglane? Kas see on vastuvõetav? Ei. Aga see on ajaloo reaalsus, tapjad elavad sageli kauem kui nende ohvrid ja nad surevad rahulikult, samal ajal kui nende ohvrite mälestus on moonutatud, unustatud või vaieldud. Johannes Vares, kes lebas Kadrioru lossi vannitoa külmal põrandal sel novembri hommikul, ei saanud kunagi õiglust. Tema nimi on endiselt vaieldav, tema pärand on endiselt segane ja tõde tema surma kohta on endiselt osaliselt varjatud. Aga üks asi on kindel, ta ei surnud vabatahtlikult. Ta suri, sest süsteem, mida ta oli teeninud, otsustas, et ta peab surema. Ja see on kõige kohutavam tõde. Aga oli üks viimane saladus, mida keegi ei osanud otsida, saladus, mis lebas mitte arhiivides, mitte dokumentides, vaid ühe inimese mälestustes, inimese, kes oli seal, Kadrioru lossis, mitte sel hommikul, kui Johannes Vares leiti surnuna, vaid eelmisel ööl, kui kõik veel oli võimalik, kui surm oli veel ainult ähvardus, mitte reaalsus. See inimene oli Arnold Rüütel, tollal noor NKVD-ohvitser, kes oli määratud Varese kaitseks, ametlikult kaitseks, tegelikult jälgimiseks ja kes elas 95-aastaseks, kandes endas kogu selle aja saladust, mida ta ei julgenud kunagi rääkida. Alles 2013 aastas, vaid 6 kuud enne oma surma, kui ta lebas haiglavoodis, teades, et tema päevad on loetud, kutsus ta enda juurde ajaloolase ja ütles, ma tahan, et te teaksite, mis tegelikult juhtus. Ma ei saa seda enam endaga kaasa võtta. Ja siis ta rääkis loo, mis muutis kõike, mida me arvasime teadvat. Arnold rääkis, et 28. november, hilisõhtul, umbes kell 10, saabus Kadrioru lossi must auto, millel ei olnud numbreid, see oli standardautod, mis ei tohtinud jätta jälgi. Autost astus välja 2 meest, mõlemad mundris, aga ilma auastmemärkideta, ja nad läksid otse Varese kabinetti, ilma et keegi oleks neid peatanud, sest kõik teadsid, et neid mehi ei peatata kunagi. Arnold seisis koridoris, tema ülesanne oli jälgida, aga mitte sekkuda. Ta kuulis läbi ukse, uks oli jäetud pooleldi avatuks, tahtlikult, et ta kuuleks, et ta teaks, et ta mõistaks, mis juhtub neile, kes ei ole piisavalt lojaalsed, kuidas üks meestest, kelle hääl oli külm nagu Siberi talv, ütles Varesele. Seltsimees Vares, teil on 2 valikut. Esimene, te kirjutate täieliku tunnistuse kõigi oma kontaktide kohta kodanlike natsionalistidega, te nimetate nimesid, te kirjeldate kohtumisi, ja siis me viime teid Moskvasse, kus teid ootab õiglane kohus. Teine, te lahendage selle ise, homme hommikul, enne kella 12, ja me garanteerime, et teie abikaasa jääb puutumata. Vaikus. Pikk, lämmatav vaikus. Ja siis Varese hääl, nii vaikne, et Arnold pidi pingutama, et kuulda, kui ma teen seda, mida te tahate, kas te tõesti jätate Emily rahule. Vastus oli kiire, peaaegu hooletult öeldud, meil ei ole huvi teie abikaasa vastu. Meil on huvi teie vastu.
kui te lahendage selle ise, siis juhtum on suletud. Arnold ütles, et ta teadis juba sel hetkel, et see oli vale, ta oli töötanud NKVD-s piisavalt kaua, et teada, et lubadusi ei peeta kunagi, et kui keegi on märgistatud, siis kogu tema perekond on märgistatud. Aga Vares, kes oli arst ja luuletaja, mitte julgeolekuohvitser, uskus. Või tahtis uskuda. Või lihtsalt ei olnud tal enam jõudu võidelda. Mehed lahkusid 10 minutit hiljem ja Arnold nägi, kuidas Vares istus oma kabinetis, pea käte vahel, ja ei liikunud tunde. Umbes kell 2 öösel Vares tõusis, võttis paberi ja hakkas kirjutama, see oli hüvastijätukiri Karotammele. Arnold ütles, et ta nägi läbi ukse, kuidas Varese käsi värises nii palju, et kirjutamine võttis peaaegu tunni aega, kuigi kiri oli ainult 1 lehekülg. Ja siis Vares pani paberi ümbrikusse, pani ümbriku laua peale ja läks magamistuppa, kus Emilie juba magas, teadmata, et tema mees on just allkirjastanud oma surmaotsuse. Aga siis Arnold rääkis midagi, mis ei ole üheski ametlikus dokumendis, midagi, mis muudab kogu loo. Ta ütles, et hommikul 29. novembril, umbes kell 7:30, saabus uuesti must auto. Samad 2 meest. Nad läksid otse üles, Varese eluasemesse, ja Arnold, kes oli koridoris, kuulis, kuidas nad äratavad Varese. Ta kuulis Varese häält, segast, hirmunud, aga te ütlesite, et mul on aega kuni keskpäevani. Ja siis ühe mehe hääl, külm, emotsioonitu, plaanid muutusid. Te teete seda kohe. Me ootame siin. Arnold ütles, et ta kuulis, kuidas Vares läks vannituppa, kuidas uks sulgus, ja siis, umbes 5 minutit hiljem, pauk. 1 pauk. Ja siis vaikus. Mehed läksid vannituppa, olid seal umbes 2 minutit, ja siis tulid välja. Üks neist kandis kotis midagi, Arnold ei näinud täpselt, aga ta arvab, et see oli relv, võib-olla 2 relva. Nad lahkusid. Ja alles siis, umbes kell 11, avastati ametlikult Varese surm. See tunnistus, kui see on tõene, ja Arnold vandus oma surivoodil, et see on tõde, tähendab, et Vares ei tapnud end vabatahtlikult isegi selles piiratud mõttes, nagu me arvasime. Talle öeldi, et tal on aega kuni keskpäevani, et ta saab valida hetke, aga siis muudeti plaani, teda sunditi tegema seda kohe, hommikul 2 NKVD-ohvitseri juuresolekul, kes ootasid, aga mida nad ootasid? Kas nad ootasid, et ta teeb seda ise? Või olid nad seal, et veenduda, et see tehakse, ja kui ta ei suuda, siis teha see tema eest? Arnold ei osanud öelda, sest ta ei olnud vannitoas, aga ta ütles ühe asja, mis külmutab vere, kui need mehed tulid välja, oli ühe neist kätel verd. Ma nägin seda. Ta püühkis käsi taskurätikuga, aga ma nägin verd. Kas see tähendab, et nad tapsid ta? Kas nad hoidsid tema kätt, sundides teda hoidma relva, ja siis vajutasid tema sõrmepäästikule? Või tegid nad seda täielikult ise ja lavastasid siis enesetapu? Me ei tea. Arnold ei tea. Aga see, mida ta teab, on see, Johannes Vares ei surnud üksi, vaikuses, oma valitud hetkel. Ta suri 2 NKVD-ohvitseri juuresolekul, kes olid seal, et veenduda, et see juhtub õigesti, ja et mitte mingeid jälgi ei jää, mis viitaksid tõele. Aga miks Arnold vaikis 70 aastat? Miks ta ei rääkinud seda isegi pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, kui paljud teised tunnistajad hakkasid rääkima? Ta ütles lihtsalt, sest ma kartsin. Ma kartsin kogu oma elu. Isegi kui Nõukogude Liit oli läinud, ma kartsin, et keegi tuleb, et keegi mäletab, et ma olin seal. Ja ma kartsin, et kui ma räägin, siis mu perekond. Ma ei saanud seda riski võtta. Alles kui ta teadis, et ta sureb, et tal ei ole enam midagi kaotada, ta rääkis. Ja tema tunnistus on viimane tükk pusles, mis näitab, et Johannes Varese surm ei olnud enesetapp tavalises mõttes, see oli sunniviisiline surm, täidetud kas tema enda käe või NKVD käe poolt, aga igal juhul nende kontrolli all, nende ajakava järgi, nende kohalolekul. Aga oli veel üks küsimus, mida Arnold ei osanud vastata, miks muudeti plaani? Miks öeldi Varesele esmalt, et tal on aega kuni keskpäevani, ja siis tuldi hommikul ja sunditi teda tegema seda kohe? Arnold arvab, ja see on ainult tema arvamus, mitte fakt, et keegi Moskvas või kohalikus NKVD hierarhias kartis, et Vares võib muuta meelt, et ta võib põgeneda, või kõige hullem, et ta võib jätta maha dokumendi tunnistuse, midagi, mis paljastaks liiga palju. Seega otsustati, et parem on lõpetada see kiiresti, enne kui midagi võib minna valesti. Ja nii see tehti.
Emilie Vares, kes ärkas sel hommikul ja leidis oma mehe surnuna või keda äratati ja öeldi, et tema mees on surnud, ei teadnud kunagi, et 2 meest olid seal. Talle öeldi sama lugu, mis kõigile teistele: südameatakk, rahulik surm. Alles hiljem, kui ta hakkas küsimusi esitama, kui ta hakkas kahtlustama, hakkas ka tema saatus otsustatud olema. 3 kuud hiljem oli ka tema surnud ja Arnold ütles, et ta kuulis ainult kuulduste kaudu, mitte otseselt, et ka Emilie surm ei olnud täiesti vabatahtlik. Keegi rääkis, et talle anti valik, sama valik, mis anti tema mehele. Aga me ei tea seda kindlalt. Kõik, mida me teame, on see: 3. märtsil 1947. aastal Emilie Vares oli surnud ja koos temaga suri viimane inimene, kes võis teada kogu tõde. Aga kes olid need 2 meest, kes tulid Kadrioru lossi sel ööl ja sel hommikul? Arnold ei teadnud nende nimesid, nad ei tutvustanud end kunagi ja ohvitserid ei küsinud kunagi nimesid, kui keegi tuli kõrgemalt. Aga ta kirjeldas neid: üks oli pikk, umbes 50-aastane, halljuuksed, nägu nagu kivist raiutud, ilma ühelgi emotsioonita. Teine oli noorem, umbes 35-aastane, tumedate juustega ja tema silmad, Arnold ütles, et ta ei unusta kunagi neid silmi, olid silmad, mis olid näinud surma nii palju kordi, et see ei tähendanud enam midagi. Need kirjeldused ei aita meid tuvastada neid mehi, Inkrdes oli sadu selliseid mehi, kõik sarnased, kõik koolitatud sama külmaks, samaks emotsioonituks tapjateks. Aga üks detail, mida Arnold mainis, võib olla oluline: pikema mehe käel oli arm, pikk, valge arm, mis läks üle peopesa. Arnold nägi seda, kui mees võttis kindad ära. See arm võib olla viide, aga ilma täiendavate dokumentideta on see lihtsalt veel üks detail, mis kaob ajaloo hämaruses. Aga kõige kohutavam osa Arnoldi tunnistuses ei olnud see, mida ta nägi või kuulis, see oli see, mida ta tundis. Ta ütles: ma seisin seal koridoris ja ma teadsin, et ma olen tunnistajaks mõrvale. Aga ma ei saanud midagi teha. Kui ma oleksin püüdnud sekkuda, oleksin ma olnud järgmine. Kui ma oleksin püüdnud rääkida, oleksin ma olnud järgmine. Seega ma seisin seal ja ma kuulasin ja ma ei teinud midagi. Ja see on asi, millega ma olen elanud 70 aastat, teadmine, et ma olin kaasosaline, sest ma vaiksin. See on tunnistus, mis kõlab tõesena, sest see on aus. Arnold ei püüdnud end kangelaseks teha, ta ei püüdnud öelda, et ta püüdis aidata. Ta tunnistas lihtsalt, et ta oli hirmus ja et hirm sundis teda vaikima. Ja see on inimliku nõrkuse tunnistus, aga ka totalitaarse süsteemi jõutunnistus, süsteemi, mis muutis tavalised inimesed kaasosalisteks kuritegudes, mida nad ei tahtnud toime panna, aga mida nad ei julgenud takistada. Kas Arnoldi tunnistus on tõde? Ajaloolased on jagunenud. Mõned ütlevad, et see on liiga detailne, liiga täpne, et olla väljamõeldis, et 95-aastane surija ei hakka leiutama nii keerulist lugu. Teised ütlevad, et mälu võib petta, et 70 aastat on pikk aeg ja et Arnold võis segada kokku erinevaid sündmusi või lisada detaile, mida ta kuulis hiljem. Aga üks asi on kindel: tema tunnistus sobib kokku kõigi teiste tõenditega, mida me oleme leidnud, meditsiiniliste dokumentidega, mis näitavad, et Vares oli psühholoogiliselt murtud, Helmi tunnistusega võõrast mehest tumesinises ülikonnas, toimiku 37210 dokumentidega, mis näitavad, et Inkrot oli planeerinud Varese kõrvaldamist. Kõik tükid sobivad kokku. Ja kui kõik tükid sobivad kokku, siis tõenäoliselt on see tõde või vähemalt nii lähedal tõele, kui me kunagi saame. Aga lõplik tõde, see, kas Johannes Vares vajutas ise päästikule või vajutas keegi teine tema sõrmepäästikule või vajutas keegi teine päästikule täielikult ilma tema osaluseta, seda me ei tea. Ja tõenäoliselt ei saa me kunagi teada. Sest ainus inimene, kes teadis kindlalt, oli Vares ise ja ta on surnud 70 aastat. 2 NKVD ohvitseri, kes olid seal, on tõenäoliselt samuti surnud ja isegi kui keegi neist elaks, ei räägiks ta kunagi. Ja Arnold, viimane elusatest tunnistajaks, suri 2013, viies endaga hauda viimased detailid, mida ta ei jõudnud rääkida. Aga mis jäi järele pärast seda, kui veri oli pühitud Kadrioru lossi vannitoa põrandalt, pärast seda, kui Johannes Vares oli maetud vaikses tseremoonias, kus osales ainult käputäis inimesi, kõik NKVD jälgimise all, pärast seda, kui Emilie Vares oli samuti maetud 3 kuud hiljem, samasse hauda, nagu oleks nende saatus olnud algusest peale ühine. Mis jäi järele, oli vaikus, pikk, lämmatav vaikus, mis kestis 40 aastat, kuni Nõukogude Liit varises kokku ja arhiivid avanesid ja inimesed hakkasid lõpuks rääkima.
Varese lapsed, tal oli 2 last esimesest abielust, elasid edasi Nõukogude Eestis, kandes nime, mis oli saanud sünonüümiks reetmisele. Nad ei rääkinud kunagi avalikult oma isast, nad ei püüdnud kunagi tema mälestust kaitsta ega süüdistada. Nad elasid vaikselt, töötasid tavalistel ametikohtadel ja surid vaikselt, jättes maha vähe jälgi. Nende lapsed, Varese lapselapsed, teavad oma vanaisa lugu ainult fragmentidena, kuulduste kaudu ja paljud neist eelistavad mitte rääkida sellest, sest nimi Vares on endiselt vaieldav, endiselt valus. Need, kes aitasid Varese hävitada, Boris Kumm, ohvitserid, koputajad, kes andsid teavet tema kohta, elasid enamasti pikka ja edukat elu. Kumm sai medaleid, pensionile jäädes oli ta austatud veteran ja tema matustel kõneles Eesti NSV juhtkond tema teenete üle. Alles aastakümneid hiljem, kui arhiivid avanesid, sai selgeks, mitu inimest ta oli hävitanud. Aga siis oli ta juba surnud ja surnuid ei saa kohtu alla anda. Nikolai Karotam, kellele Vares kirjutas oma viimase kirja, kandis seda koormust kogu oma elu. Need, kes teda tundsid, ütlesid, et ta muutus pärast Varese surma, ta jõi rohkem, ta magas vähem ja tema silmades oli pidev kummitus. Ta püüdis teatud määral kaitsta Eesti haritlasi, aeglustada repressioone, aga ta oli võimetu Moskva ees. Ta suri 1969 ja tema matustel keegi ei maininud Johannes Varesit. Aga need, kes olid seal, ütlesid, et kui Kirst lasti hauda, kostis kellegi hulgast sosistus, nüüd ta lõpuks kohtub nendega, keda ta ei suutnud päästa. Eesti ise, riik, mille nimel Vares kunagi võitles ja mille ta siis reetis, elas edasi okupatsiooni all veel 50 aastat. Kadrioru loss, kus Vares suri, muutus muuseumiks, siis taas valitsuse hooneks ja täna on see presidendi residents. Aga vannituba, kus ta lebas vereloigus, on renoveeritud, ümber ehitatud ja mitte miski ei meenuta seda, mis seal juhtus. Ainult need, kes teavad lugu, tunnevad külma judinat, kui nad läbivad seda ruumi. Aga kõige kurvem pärand ei ole isegi Varese enda saatus, see on see, kuidas tema lugu on muutunud relvapoliitilises võitluses. Mõned kasutavad teda näitena kommunistlikust reetjast, kes sai, mida vääris. Teised kasutavad teda näitena süsteemi ohvrist, kes oli lõksus, millest ei olnud pääsu. Mõlemad narratiivid on lihtsustused. Tõde on keerulisem, valusam ja ebamugavam. Johannes Vares oli inimene, kes tegi kohutavaid valikuid, aga kes maksis nende eest kohutava hinna. Ta ei olnud kangelane. Aga ta ei olnud ka lihtsalt koletis. Ta oli inimene, nõrk, ekslik, hirmus inimene, kes sattus ajaloo keerisesse ja kes purustati selle poolt. Ja see jätab meile küsimuse, mis ei ole veel vastatud, kes tegelikult vastutas. Kes andis lõpliku käsu? Kas see oli Stalin isiklikult, kes otsustas, et Vares on muutunud ebamugavaks? Kas see oli Berija, kelle aparaat kontrollis NKVD-d kogu Nõukogude Liidus? Kas see oli keegi kohalikust NKVD juhtkonnast, kes tahtis näidata oma lojaalsust ja efektiivsust? Või oli see lihtsalt süsteemi loogiline tagajärg, süsteemi, mis ei vajanud konkreetseid käske, sest kõik teadsid, mida oodati ja kõik täitsid oma rolli ilma, et keegi oleks pidanud ütlema sõna? Me ei tea. Dokumendid, kui need eksisteerivad, on endiselt salastatud Moskva arhiivides või hävitatud ammu. Tunnistajad on surnud. Ja tõde on mattunud ajakihtide alla, nii sügavale, et võib-olla me ei leia seda kunagi. Aga see, mida me teame, on piisav, et mõista, Johannes Varese surm Kadrioru lossi vannitoas 29. novembril 1946. aastal ei olnud õnnetus, ei olnud vabatahtlik enesetapp tavalises mõttes ja ei olnud lihtsalt ühe mehe isiklik tragöödia. See oli süsteemi kuritegu, süsteemi, mis hävitas inimesi mitte sellepärast, et nad olid süüdi milleski konkreetses, vaid sellepärast, et nende olemasolu oli muutunud ebamugavaks. Ja see süsteem, see ei olnud ainult Nõukogude Liit, ainult Stalin, ainult NKVD. See oli süsteem, mida toetasid tuhanded tavalised inimesed, koputajad, kes andsid teavet oma naabrite kohta, ohvitserid, kes täitsid käske ilma küsimusteta, bürokraadid, kes vormistasid dokumente, teades, et need dokumendid tähendavad kellegi surma, ja tavalised kodanikud, kes vaatasid kõrvale, kes vaikisid, kes ei teinud midagi, sest nad kartsid, et kui nad teevad midagi, siis nemad on järgmised. See oli süsteem, mis muutis kõik kaasosalisteks ja see on kõige kohutavam õppetund, mida me saame sellest loost. Aga üks küsimus jääb, küsimus, millele ei ole vastust, küsimus, mis kummitab neid, kes on seda lugu uurinud, kas keegi kunagi vastutab?
Kas keegi kunagi tunnistab, et see, mis juhtus Johannes Varesega ja tuhandete teistega nagu tema, oli mõrv, mitte õiglus? Kas Venemaa, Nõukogude Liidu õigusjärglane, avab kunagi kõik arhiivid, tunnistab kõik kuriteod ja palub andeks? Või jääb see tõde igaveseks varjatuks, mattunud bürokraatlike dokumentide alla, kaitstud riigisaladuse seaduste poolt, unustatud kõigi poolt peale nende, kes kannatavad endiselt? Me ei tea. Aga see, mida me teame, on see, Johannes Vares lebab Tallinna kalmistul, tema haud on lihtne, ilma suurte monumentideta ja väga vähesed tulevad seda külastama. Aga tema lugu, tema kohutav, keeruline, valus lugu, elab edasi, meenutatuna igal aastal, kui keegi uus avastab selle, kui keegi uus küsib, mis tegelikult juhtus Kadrioru lossis. Ja iga kord, kui see küsimus esitatakse, on see meeldetuletus, et ajalugu ei ole lihtsalt mineviku loend, see on hoiatus tulevikule. Sest kui me unustame, mis juhtus Johannes Varesega, kui me unustame, kuidas süsteemid võivad hävitada inimesi, kui me unustame, et iga diktatuur algab väikestest valedest, väikestest vaikimistest, väikestest kaasosalistest, siis me oleme määratud seda kordama. Ja see on õppetund, mida me ei tohi kunagi unustada. Aga kõige sügavam küsimus, mis jääb õhku rippuma ka pärast seda, kui kõik faktid on esitatud, kõik tunnistused on kuulatud, kõik dokumendid on loetud, on see, kas Johannes Vares, kui ta seisis seal, vannitoas, relv käes, teades, et tema elu lõpeb mõne sekundi pärast, kahetses. Kas ta kahetses, et ta uskus Nõukogude lubadustesse? Kas ta kahetses, et ta allkirjastas dokumendid, mis hävitasid Eesti Vabariigi? Kas ta kahetses, et ta ei põgenenud, kui tal oli veel võimalus? Või oli ta juba nii murtud, nii tühi, et ta ei tundnud enam midagi, ei kahetsust, ei viha, ei hirmu, ainult lõputu väsimus? Me ei saa kunagi teada. Sest viimased mõtted, mis läbisid Johannes Varese pead enne, kui kuul läbis tema südame, on läinud koos temaga hauda. Ja seal nad jäävad igaveseks, veel üks saladus Kadrioru lossi külmades seintes, veel üks küsimus, millele ajalugu ei anna kunagi lõplikku vastust. Aga võib-olla see ongi õige. Võib-olla mõned küsimused peavad jääma vastuseta, et meelde tuletada meile, et ajalugu ei ole kunagi lihtne, et tõde ei ole kunagi mustvalge ja et iga inimelu, isegi need, kes teevad kohutavaid valikuid, on keeruline, traagiline ja väärib rohkemat kui lihtsalt mõistmist või hukkamõistmist. See väärib mõistmist. Ja kui me mõistame Johannes Varese lugu, mitte õigustada, mitte kiita, vaid lihtsalt mõista, siis võib-olla me mõistame ka midagi suuremat, kuidas diktatuurid töötavad, kuidas nad hävitavad inimesi ja kuidas me peame tagada, et see ei kordu kunagi enam. See on Johannes Varese pärand. Mitte kangelase pärand. Mitte koletise pärand. Vaid hoiatuse pärand.